Ilusat päeva sulle, armas valgusolend ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut ja tänase video pealkiri on Hoiame asjad lihtsatena ja ühtlasi räägime ka tänulikkusest muidugi. Sest ma usun, et tänulikkus muudab väga kardinaalselt elusid ja samas selles protsessis me peaksime hoidma asjad lihtsatena. Ehk esiteks, ole tänulik, ole igal hetkel tänulik. Ja sa tõmbad ligi rohkem, mille eest tänulik olla. Teiseks, tänulikkus teeb sind tõeliselt õnnelikuks. Isegi siis, kui sa ikka veel tahad üha rohkem ja rohkem. Kolmandaks, täna iga kogemuse eest. Sest tõeline andestus algab sealt, kui sa oled võimeline olema ka negatiivsete kogemuste eest tänulik. Neljandaks, pea meeles, et sul on alati igas hetkes piisavalt. Seega ole tänulik. Viiendaks, pea meeles, et iga olukord, olgu ta siis hea või halb, toob tegeliku kasvu. Sinu hing kasvab. Kuuendaks, hinda tänast päeva, sest elu muutub väga kiiresti. Seitsmendaks, ära kunagi pea kedagi ega midagi enesestmõistetavaks. Kaheksandaks, näita tänulikkust oma tegude, mitte ainult sõnade kaudu. Üheksandaks, anna tagasi ja anna edasi kõik see, mida sina oled saanud, sest tänulikkus seisneb õnnistuste jagamises. See tunne, mida sa mis see loob, kui sa annad kas seda, mis on sulle antud, sellele, kes on sulle andnud või annad selle edasi kellelegi teisele. See on tunne, mida väga vähesed asjad suudavad kompenseerida. Kümnendaks, austa seda või mida või keda sa oled kaotanud just tänulikkusega, mitte kurbusega. 11. Kohalolek on tänulikkuse tundmiseks väga hädavajalik. Me ei saa tunda tänulikkust, kui me ei ole kohal praeguses hetkes. 12. Lase kontrollist lahti, et sa saaksid ootamatud rõõme vastu võtta. Kindlasti on neid punkte veel ja sa võid seda nimekirja jätkata. Aga tähtis on see, et sa oleksid tänulik iga hetke eest, mis sul on ja mis sulle on antud. Ilusat päeva. Kohtumiseni Valguse kanalil.